No hei, Kalle jälle siin. Jätkan oma Kawasaki videoseeriaga. Nagu eelmises osas öeldud, 4. ja viimane osa esimesest lõigust. Ja kõik oleks väga tore, sest et tõesti saab öelda, et nüüd on see asi nagu tehtud. See esimene lõik. Kõik oleks tore, aga siin on üks suur probleem. Täna on 17. detsember. Ehk siis asi on jäänud venima. Nagu ma ka kartsin. Igast põhjused. Eks oleks saanud kiiremini teha, aga siin ma olen. Ehk siis aeg kipub käest libisema. Tuletan meelde eesmärgi. Ehk siis eesmärk on selle rattaga saada järgmise ehk 2026. aasta lõpuks Maanteeameti garaaži ette näitama, et ei kaoks tema registrist ära. Eesmärk on täidetav tegelikult isegi, sest et ta ei pea olema valmis. Küll aga võiks ta olla üsna komplektne. Ja selles osas ma arvan, et ikkagi lõppkokkuvõttes probleemi ei ole. Aga täna siis väike kaheosaline lõigukene ja vaatame, mis on siis tehtud. Nii, tehtud on siis seda, et see nii-öelda kaheldava väärtusega pump on siiski oma kohale saanud ja see töötab nii palju kui praegu vaja. Selle klaasi sai siia ette, sellega läks ka igasuguste, ütleme objektiivsete asjadega ikkagi palju aega. Asi jäi natuke venima. Okei, las need põhjused olla. Peaasi, et praegu on ikkagi meil pidurdav raam täiesti olemas ja pidur toimib päris hästi. Kõik on koos, kõik on küljes, uued voolikud, uued sisud ja meil on tõepoolest nüüd sõitev ja veerev ja pidurdav raam olemas. Nii, see etapp võiks olla enam-vähem. Nüüd üks väike huvitav asi veel. Nimelt saan ma täna teha väga moodsa unboxing video. Jaanuaris ja veebruaris nimelikult. Juba siis tellisin ma eBayst vähekene juppe. Ja need pakid on siiamaani avamata. Seepärast, et ma tahtsin teha just seda, et kui see 4. etapp lõpeb, siis ma teen need pakid lahti ja vaatan, mis sealt tuli ja mis siis sai. Ja kuna see asi niimoodi venis, siis siiamaani on need pakid lahti tegemata. Ei ole probleemi. Teeme täna unboxing video. Vaatame, mis meile tuli siis. Nii. Ja pakid on siis siin. Ilusti saabunud meile juba jaanuaris ja veebruaris, nagu öeldud. Võtame legendaarse noa. Ja vaatame, kuidas see asi siis õnnestub. Hästi ei õnnestunud. Vaatame nüüd. Teeme siit väikse pausi, sest et vaibanoaga peab olema ikkagi ettevaatlik, nagu ma sellel kuul nagu teada sain. Tada! Unboxing missugune ja sannuga see on nagu uus, nagu kirjelduses oli. Nii, siin on ilusti kõik. Ameerika mees on siia peale kirjutanud. Ja miks mul seda vaja oli? Sellepärast, et see vana, ütleme nii, et see on ikkagi peksa saanud sina jooksul enne minu aja arvamist juba. Viitsinud. Kui juba siis siuke kõver ja tagasi väänatud asi on ikka üks asi, aga siin on nüüd ikkagi tegemist õige aasta ja uueväärse nii-öelda tootega. Ehk siis siuke asi, lihtne unboxing. Nüüd see teine pakk. See teine pakk on juba huvitav, sellepärast, et siin peaks nüüd olema üsna palju vajalikke polte ja kinnitusvahendeid. Terve raske pakk tuli veebruaris, vaatame siia sisse ka. Niisiis, unboxing. Nii, sedasi pakitud. Veebruarist siiamaani seisnud, papp on pähe pehmeks läinud siin. Ja nii, siin on. Ma ei mäleta, et ma isegi peegli oleks sellega. Okei. Pole paha, peegel. Siin veel head on. Vaatame. Nii, teeme nüüd lahti. Siin väga ei saa, siis vaatame, mis me saime. Niisiis. Kõik on lahti pakitud.